Et selle võrra see natukene ma viitan võib-olla või see ettekannega haarab endasse seda, milline on nii-öelda nende tantsu- ja etenduskunstnike väljaõppe ja mis on see nii-öelda sooritus, et kui palju seda väljaõpet kasutatakse ja kuidas see nagu deformeerub pärast professionaalsel väljal tegutsedes. Ma ei see kuidagi ka eitavalt öeldes, et see mõistete kombinatsioon omavahel vastas ei püüa kuidagi samasse auku minna, nagu nii-öelda me oleme võrrelnud siiani päris palju seda kehalisust ja kontseptuaalsust. Võib-olla see on mingisugune, sellest lähtuvalt mingisugune edasiarendus sellest. Aga et jah, võib-olla ma olen nõustunud Triinuga, et me enam niivõrd ei räägi sellest kehalisest versus kontseptuaalsest. Ma arvan, et me oleme natukene välja kasvanud sellest ja juba töötame selle pinnale, et me saame aru, et see ei ole oluline või viljakas vaidlus või võrdlus. Aga mul küsimus peamiselt on selles, võib-olla minu ettekanne ka, kui on virtuoossus versus autentsus suurem-väiksem võrdne, kui et ma võib-olla kuidagi keskendun rohkem virtuoossusele, sest see tundub mingisugune mõiste, mida me ei kasuta, tantsus kindlasti väga palju ja mis meie jaoks tihti seostub eelkõige balletiga, hästi treenitud kehaga, mingisuguse väga range distsipliiniga treeninguga. Aga kui just küsida ja mõelda, et kas sellele saab anda mingit kaasaegset sisu, kas me saame virtuoossusest rääkida kaasaegses tantsus, kaasaegses etenduskunstis või kontseptuaalsus tantsus, et mis see võiks siis meie jaoks tähendada. Kindlasti me räägime väga palju professionaalsusest ja seda võib-olla seda virtuoossust saab võrrelda natukene professionaalsusega, et meil on väljaõppe, meil on treening, me valdame mingeid oskusi, aga võib-olla see professionaalsuse mõiste kindlasti minu jaoks toob kaasa kogu selle majandusliku süsteemi seal ümber, mingid institutsionaalsed süsteemid, et võib-olla ma kasutan seda virtuoossust sellise hea hoovana, et pigem just rääkida lavastuste või loomingu sisulistest ja mingitest vormilistest küsimustest, mitte sellest, mis seal ümber on. Aga mida need kaks mõistet tähendavad? Eesti Keele Instituudi e-keelenõu järgi on virtuoossus tehniline üliosavus, meisterlikkus ja autentsus, usaldusväärsus või ehtsus. Kindlasti kasutatakse virtuoossus palju muusikainterpretide oskuste kirjeldamiseks või nende muusikaliste esituste, interpretide esituste kirjeldamiseks. Kuid sealjuures näiteks muusikateadlane Antoine Henouan ütleb, et lisaks siis nii-öelda muusikaliste oskustele võib virtuoossust vaadelda, kui ta nimetab seda ise illusionistile omast võrgutavat võimet. Et sa võlud publiku ära, haarata kuidagi või saata enda haardesse ja see on samuti virtuoossus, kuidas sa seda teed ja kas sa seda suudad või saavutad selle. Autentsus on kindlasti võib-olla keerulisem ja vähem üheselt mõistetav mõiste, mingil määral selline ehtsus ja mulle tundub, et seda võib võrrelda mõnda aega tagasi räägitud etenduskunstides mingist ootusest kunstniku teatava aususe või enda isiku ja positsiooni mingisuguse väljatoomise osas. Võib-olla halb võrdus või halb on niisugune, kuidas selle halvempoolne sisu on originaalsus või et me püüame või ootame kunstiteoselt alati mingisugust originaalset või uudset, üllatavat või ehtsat sisu. Kindlasti mingil määral võib-olla see ootus on säilinud, et me ootame mingisugust autentset sisu või ei oota, aga kui ma näiteks laenan selle mõiste natukene Kavaleeria Januškevitsilt, kes sõltumatu tantsulava uurimisresidentuuris tegeleb sellega ja küsib, et kuidas on võimalik tantsijal, ka balletitantsijal või säilitada autentsus
nii-öelda interpreedina või või repertuaari tantsijana või etteantud materjali esitamisel, kus sul ühtaegu oodatakse virtuoossust ja teisalt, kuidas saavutada sealjuures autentsus. Et natukene mingil määral, kui nad omavahelisse suhtesse asetada, võib tekkida oht, et kas need tühistavad üksteist või kuidas need saaks just selles nii-öelda Valeria kontekstis, et kas nad saavad olla paralleelselt käibel, kas sa saad olla virtuoosne ja autentne samal ajal ja kas see on mingi suhe, mis muutub või see saabki olla väga toimiv suhe. Aga kui vaadelda nüüd seda virtuoossust ja autentsust kaasaegses tantsu- ja etenduskunstis, siis jah, muidugi hästi lihtne on tuua ka võrdlust teatriga, et näitlejatehnikat on kindlasti võimalik või hinnata virtuoossuse mingisuguse parameetri järgi, sest et näitleja justkui samamoodi veidikene võrreldes balletiga või väga traditsioonilises mõistes, näitleja on ka interpreet, ehk siis tantsus ka justkui virtuoossust saame hinnata siis, kui tantsija esitab kellegi teise materjali. Aga kui kaasaegne tantsu- ja etenduskunst on väga paljuski autorilooming, et kuidas me saaksime või mis vahendeid me hindame või mida me hindame siis, kui me hindame virtuoossust lavastaja töö puhul või kaasaegse kunstniku, nii etendus- kui tantsukunstniku töö puhul. Sest eriti just etenduskunsti puhul, kus väljendusvahendite pagas on nii ääretult lai ja vahel tundubki, et etenduskunst on nii demokraatlikult avatud, et igaüks võib hakata etenduskunstnikuks olenemata haridus või väljaõppest. Seal juures aga tundub teiselt poolt nagu nii-öelda see hoopis teine külg on see, et vahel tundub, et see on just vastupidi, et see on nii kitsas väli, et sellised professionaalse aktiivse etenduskunstnikule töötab võib-olla ainult 2-3 inimest. Et kas seda nii-öelda seda, et see on nii avatud, aga lõpuks võib-olla kitseneb, kas seda siis määrab mingisugune virtuoossus või oskuslikkus ja mis see siis on, mis seda määrab? Või et mis saab olla etenduskunstides virtuoossus, et kas kontekst saab olla virtuoosne, kas väga hästi artikuleeritud kontekst, mille sa oma teosele annad, on mingisugune virtuoosne võte, mida kasutades võib-olla see tekitab sellise turvavõrgu, et see, mis laval toimub, on selles võrrates teisejärguline, et su kontekst on juba niivõrd virtuoosne, et sa oled sellega mingisuguse taseme saavutanud. Kindlasti saab vaadata etendaja esitusmeisterlikkust. Samas ka, et etenduskunstidesse on jällegi ainult üks vahend, et kas see loob näiteks lavastuse teeb virtuoosseks, kui sa oled väga hea etendaja. Ja virtuoossus kaasaegses tantsus on tegelikult juba levinud, no ma ütlesin, ma arvan, stereotüüpne võrdlus on endiselt selle balleti Eesti treenitud kehaga, aga ma arvan, et meie ei pea selle juurde jääma. Maya Murphy, tantsuteadlane, on vaadanud seda virtuoossuse nii-öelda muundumist, et balletist edasi, kui Martha Grahami see kokkutõmbe ja vabastuse tehnikaga on võimalik samuti saavutada mingi tohutu virtuoossus. Ja moderntantsus on kindlasti võimalik saavutada mingi nähtav või kirjeldatav ja hinnatav ja mõõdetav virtuoossus, siis nagu ka Kai viitas, Yvonne Rainer tühistas kõik 65. kaasa arvatud, ütles ta oma No manifestos No to Virtuosity. Ehk siis postmodernne tants tühistas selle, aga ma arvaksin, et ta tühistas selle sellisel kujul, nagu me oleme arvanud ja klišeelikult võib siiamaani arvata, aga pigem võib-olla avardas selle sisu. Ja seesama tantsuteadlane ütleb, et ta avardas selle sisu selle võrra, et see on mingi oskuste kogumik,
aga et postmodernne tants või postmodernsusega tantsus see ei teinud tantsija elu lihtsamaks, et ta nüüd pidi loobuma tohutult ennast piinavast treeningust, vaid vastupidi, see nii-öelda see oskuste meisterlikkus pagas laienes, et oli tarvis omada veel laiemat pagasit, väga erinevaid stiile, väga erinevaid kontseptsioone, sealhulgas erinevate kunstivaldkondade tundmist, et nii-öelda etenduskunstiga võib-olla see oskuste pagas peakski olema nagu veelgi laiem, et see ei tähenda seda, et see treening on kuidagi lihtsam. Siis kui nüüd jõuda juba täitsa kaasaegsesse, siis tekibki küsimus, et milline saaks olla virtuoosne kaasaegne kontseptuaalne tants, ja kas me seal juures saame olla kontseptuaalses või kaasaegses tantsus virtuoossed kehakasutuselt ja seal juures säilitada mingisugune autentsus selle kontsepti või kontseptsiooni osas. Siis üks alustest, kuidas ma siia jõudsin ka, on Claire Bishopi analüüs sellest, et kui kaasaegne tants jõudis kunstimuuseumisse, siis ta tõi käibele sellised mõisted nagu reskilling ja deskilling. Et kunstimuuseumis keha üleviimine loob hästi kiiresti sellise autentse kohalolu, vahetu kohalolu efekti ja tihti nii-öelda loobuti või ta ütlebki, et kunstimuuseumisse kolides tantsijad ja tantsukunstnikud nii-öelda deskillisid oma oskuseid või et see oskuste pagas, mida nad seal justkui esitama pidid, minimaliseerus ja et seal ei olegi suurt vaja midagi teha, ole seal ja juba töötab. See on minu väga üldistav tõlgendus. Aga seal kõrval on ka teine teatriteadlane võrreld, et miks see võis niimoodi juhtuda või et tants justkui saavutas või lähenes skulptuurile või performance'it vaadati kui skulptuuri, sest püüti kuidagi vastanduda või eristuda 60-ndatel, 70-ndatel tekkinud sellisele väga räpasele performance-kunstile, mis tihti ka ajalooliselt oli väga naiselik või feministlik, et siis nüüd tants muuseumisse kolides püüab olla pigem skulpturaalne ja viidates hoopis mingi ajalooliselt meisterlikkusele, ühele autorile ja sellisele puhtusele, vormipuhtusele. Ja reskillimine Bishopi järgi on siis nii-öelda ümberõppe või ümberkohanemine, oma oskuste ümberkohanemine. Et kindlasti tasub selle muuseumi trendi osas olla kriitiline ja vaadelda, mida see teeb tantsuga, mida see teeb muuseumi performance'i või kunstiga, aga samal ajal on see, ma arvan, ka mul endale endiselt lummav, sest et see konteksti vahetus, keha konteksti vahetus loob tõesti mingisuguse autentse kohalolu virtuoosselt võrgutava kohalolu. Ja võib-olla miks ka see tants seal nii-öelda kunstimuuseumis sellist autentsust seal juures loob ja püüab luua, sest visuaalkunst ja performance'itel on alati tohutu realismi nõue või see peaks olema siin ja praegu väga vahetu. Siis Claire Bishop ise lõpetab oma reskilling-deskilling artikli sõnadega, et nende
distsipliinide omavahelisest suhtest. Ta julgustab teatrit hoopis rohkem süvitsi pühenduma kontseptsioonile, kontekstile ja publikule, julgustab visuaalkunsti performanceid investeerima raha ja aega proovidele ja üle saamaks oma eluaegsest kiindumisest reaalsusefekti. Jah, võib-olla minu see mõte ongi selles, et kuidas olla virtuoosne kaasaegses kunstis. Viljandi ei kuule mind. Ja see natuke tuleneb sellest, et sellest kaasaegse etenduskunsti buumist, et milline oleks nagu hea kaasaegne etenduskunst, valdaks oskuslikult oma vahendeid ja kui me nii-öelda liigume sinna suunda, et tahaksime näha palju head kaasaegset kunsti, et kas meil siis tegelikult väljaõppe võimaldab seda, et kas nad õpivad meisterlikult valdama väga erinevaid vahendeid. Ja ma arvasin kohe, et ma selles ettekandes ei soovi ühtegi nime nimetada, siis ma toon ühe näite, anonüümse näite, miks ma veel selle peale palju mõtlesin. Et ühes institutsioonis X nägin ühte lavastust X, kelle kunstnike poolt XX või neid X on veel seal, kelle väljaõpe on koreograafia või tantsutehniline, kuid kes otsustasid lavastuses kasutada teksti, väga erinevaid teatraalseid võtteid, niisugust loeng, ma ütleksin performance'it, publiku kaasamist, mingit kaasaegsele etendus- ja teatrikunstile omaseid väga ajalooliselt pika traditsiooniga vahendeid ja võtteid, milles on võimalik omakorda väga meisterlikuks saada. Aga ma ei tea, kas nende väljaõpe võib-olla ei olnud selles osas piisav, et minu jaoks need vahendid, mida nad teatraalsed vahendid, etenduskunsti vahendid, mida nad kasutasid, ei toiminud nii hästi. Aga neil oli üks stseen, mis oli lahendatud ainult kehaliselt, tantsutehniliselt, mis oli kõige tugevam pärl täiesti selles etenduses. Oleksid nad teinud 60 minutit samas võttes, ma oleksin olnud lummatud. Aga mulle tundus, et nad natukene deskillisid reskillingu eesmärgil, et loobusid oma vahenditest, mida nad väga hästi valdavad, milles nad on meisterlikud, selleks, et kohaneda mingitele teatud, kindlasti seal on mingid muud põhjavused, aga võib-olla mingitele, ma ei tea, kas nad soovisid kohaneda mingitele ootustele, aga ühesõnaga valisid mingid vahendid, mida nad võib-olla nii hästi ei valda. Ühesõnaga viskan õhku sellise küsimuse, et milline on virtuoosne kaasaegne tants ja kaasaegne etenduskunst, mille vahendeid siis kunstnikud ja loojad võiksid meisterlikult vallata. Aitäh! Suur aitäh, Evelin! Mõtteid, küsimusi, ma arvan, võiks küll see tekitada. Mõttepaus, Raho. Kas sa saaksid äkki, kui see pealkiri oli sul virtuoossus, vähem rohkem võrdne autentsus, siis, ja küsimärk ka lõpus, siis mis juhul saaks olla seal see võrdusmärk virtuoossus ja autentsus? Nagu, kui nimesid ei nimeta, siis milline ta oleks kas või hüpoteetiliselt? Minu jaoks oleks see siis, meisterliku või tugeva kehaväljendusliku vormiga kontseptuaalne tants, kontseptuaalne lavastus. Ühesõnaga, tegelikult, et vorm ja sisu oleksid väga heas kombinatsioonis ja
nii-öelda, et sa virtuoosne oled võib-olla mingis selles väljendusvahendis, aga samas lood mingi väga autentse etendussituatsiooni ja mingi väga tugeva vahetu kohaloluga. Selge. Kas see autentsus üleüldse, milline tegevus ei ole autentne? Siin ongi seda kõige lihtsam seda näidet tuua selle balletiga, kui seal teed Luike terve 130. korda. Et siis ei ole enam, aga kas seal just ma arvan, et seal tekib see küsimus, et kuidas seda autentsust saavutada või säilitada, et kuidas sa oled oma esituses kohal, kuidas su lihtsalt lihas ja liigesmälu ei tee seda üksinda etendust ära, vaid et sa siiski annad selle etenduse siin ja praegu täna õhtul, et ma arvan, et seal tekib see mingisugune küsimus, et kuidas seda enda sees hoida, seda lavalist presentsit. Aga siis, kui on näiteks juhuslikult see sama X institutsiooni, X loojate tehtud X lavastus, kus siis kasutatakse hästi palju erinevaid võtteid ja need nagu sinu jaoks ei toiminud, aga kas see, mis lava peal juhtus, kas see oli siiski autentne, et selles suhtes, et nagu ei tulnud välja, nad võtsid või et nad näiteks andsid teksti, ütleme niimoodi, kuigi nad olid õpetatud liikuma, aga kas see oli siis kuidagi ebasiiras või võlts, kui nagu võtta autentsusele? Kus juures küll, minu jaoks küll, jah. Ei, ma ei tea, kas meelega... Küsimus, et kas nad meelega kukkusid läbi? Ei, ma ei usu, et isegi meelega, aga ma arvan, et seal ei olnud seda selles mõttes seda autentsust ja ehtsust, et see ei olnud nagu need vahendid, mida nad kasutasid, ei olnud nende jaoks orgaanilised ja need ei olnud kuidagi sellised, võib-olla sellepärast ei toimidki. Aga kui kunstnik ütleb enne, et nüüd ta kasutab... ma kasutan sellist võtet, millega ma ei ole enne mitte kunagi tegelenud ja nüüd ma teen seda, kas siis sellel hetkel, kui kunstnik ütleb seda publikule eelnevalt, et nüüd ma kasutan sellist võtet, mida ma ei ole enne mitte kunagi kasutanud, kas siis me vaatame seda autentsena või elame sellele kuidagi rohkem kaasa, et me ei peaks nagu ette kujutama seda, et võib-olla ta arvab, et see asi lava peal toimib ka? Ma arvan küll mingil määral. Ta loob endale selle ütlusega juba mingi sellise konteksti, et võib-olla see ongi see tema fookus, eks ju, et uurida seda vahendit, mida ta ei oska või ei ole õppinud või mingit uut vahendit enda jaoks. Et ma arvan, et kogu see suhe ongi selline, nagu ma ütlesingi, et küsitav, et seal on kindlasti mingid X korda Y pluss, ma ei tea, Z tehteid, mis lõputul arv, aga ma arvan, et see näide, mis sa tõid, seal loob mingisuguse võib-olla suurema autentsuse või aususe, ehtsuse kihi, sest et on seda öelnud ja see on tema eesmärk siis võib-olla selle lavastuses uurida seda. Kas see oli siis seoses sellega, et ta lasi oma virtuoossust ootust alla? Kuidas ta Ja. Võib küll nii juhtuda. Ja, et ma küsisin siis seda, et kui kunstnik ütleb enne, et ta ei ole selle vahendiga varem töötanud, et siis see autentsuse määr tõuseb selle tõttu, et me kustutame oma virtuoossuse nõude ära. Jah, võib olla küll nii. Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida, aga ma ei saa hästi aru sellest autentsusest, et see mõiste siin ujub igatepidi, sest et põhimõtteliselt usaldusväärselt ja ausalt meisterlik saab olla ja siis on võrdusmärk ka balletis ja igal pool mujal, arvan ma. Kui ma nüüd korra tohin kommenteerida, et võib-olla see selles mõttes tähendabki jaoks rohkem seda kohalolu mingit presentsi küsimust, mida me võib-olla vahel etenduskunstilt ootame, sest võrreldes sõnateatriga, mis on selline esitus, millegi esitus, siis etenduskunstilt ootame, et ei räägi meile roll X, vaid räägib meile kunstnik Z. Võib-olla ka pigem kõrvalmärkus, aga ma mõtlesin, et autentne ballett ongi virtuoosne ballett. Ja see ei tähenda, et sa ei ole kohal, kui sa virtuoosselt tantsid, et tegelikult sa oled väga kohal selles.
või virtuoosne tehniline tants ongi autentne omas virtuoossuses. No, lihtsalt mõtlesin edasi. Väga hea balleti poolt. Tere! Tere! Mul oleks meelest öelda. Oi. Aga ma need lõpurased mured on need, et ma siis vahel ütlen, tuli meelde. Ma pärast nagu nii võtan sõna ja just nimelt räägin sellest, kuidas vorm ja sisu balletis, kui olulised nad on, et nad käivad omavahel kokku ja kuidas üks on teine. Ja iga tantsija peab, või ükskõik, iga näitleja, iga lavale mineja peab minema ka 130. korral esimest ja viimast korda. Kui ta sellega hakkama ei saa, siis ta jah on nõrk tantsija. Aga seda ei saa, või noh, isegi nõrk tantsija, me päevad ei ole vennad. Aga seda on minu arust natukene nagu ebaõiglane laiendada žanrile kui sellisele. Et balletis on 130. etendused ja paljudes tantsuteatri lavastused ei jõua nii suure numbrini, no mis teha. Aga see tuleb tegelikult nii-öelda ühest tantsija enda küsimusest, nagu ma ütlesingi, Valeria tegeleb selle küsimusega, et kuidas seda autentsust ja seda kohalolu pidevalt säilitada ja taastoota. Et see tuleb tegelikult selles mõttes, see ei ole nagu mina kõrvalt see on õpitav. Aga jah, ma saadan ta sinu juurde. Üks asi pani küll veel eriti mõtlema seoses sellega, et kui tants hakkas, või et kui koliti rohkem nagu muuseumitesse ja galeriidesse, ma mõtlesin selle peale, et kas seda ruumi siis nähakse nagu autentsena sõltuvat sellest, et iga kord on seal nagu nii-öelda siis nagu erinevad kunstiteosed sees või ruumi nimega White Cube, nähakse ikkagi nagu on siis millest ära kolitud, mis on lõpuks samaväärne nagu see Black Box White Cube suhe, et oskad sa kommenteerida, kuidas suhtutakse siis White Cube'i selles autentsuse küsimuses, kui saad? Et sa ei küsinud seda, et kuidas tants selle autentsemaks muutub või? Vaid kuidas on valges kuubis autentsus? Suht keeruline küsimus, ma ei, võib-olla lihtsustades ka saab öelda, et võib-olla mingisugune temaatiline, ma ei tea, 19. sajandi maalinäitus, et võib-olla see ei ole selles mõttes niivõrd autentne, et selleks, et seda autentsust seal saavutada, peab kuraator või näituse kokkupanija kuidagi looma selle seose kaasajaga, et miks seda näitust praegu teha. Võib-olla see kohalolu selles mõttes, et näituse kontseptsioonina, et kuidas see meid praegu mõjutab ja kuidas see sinuni jõuab ja kuidas sa lood mingisuguse suhte sellega. Et näiteks tehes ülevaate näitust 19. sajandi maalikunsti näitusest ja mitte luues seda kaasaegset linki, et siis on see võib-olla virtuoossuse esitlemine, aga seal ei teki seda autentset vaatajaga mingisugust autentset seost. Suur aitäh, jätame ka need teemad praegu meelde ja arutame vestlusringis neid edasi ja praegu on aeg väikeseks kohvipausiks. Tuleme tagasi 10 minuti pärast 40, siis 3:40 oleme siin saalis tagasi ja siis on lühikesed 5-minutilised sõnavõtud.